Kuna ettevõtjatel oli kasulik hoida kalleid masinaid pidevalt töös, olid töötajate tööpäevad võimalikult pikad. Tekstiilivabrikutes 13–14 tundi, kaevandustes võisid päevad olla küll lühemad, kuid töö ise sedavõrd raskem. Kogu vaba aeg kulus töölistel magamisele, söömisele ja töölt tööle kõndimisele. Pere jaoks ei jäänud pea üldse aega. Vabad päevad olid vaid mõned tähtpäevad ja pühapäevad. Enne 19. sajandi teist poolt ei pööratud tööohutusnõuetele üldse tähelepanu. Masinaid ei ehitatud nii, et need oleks töölisi kuidagi säästnud või tööd lihtsustanud. Töölised pidid ise vaatama, et vigastada ei saaks. Haiguspäeva ei saadud, haigestumine võis tähendada isegi töö kaotamist. Paraku võis väsinud töölistega juhtuda palju õnnetusi. Väga tavapärased olid kutsehaigused ja nendest tulenev invaliidistumine. Kaevandustes ja hiljem keemiaettevõtetes, kus töötati aurumasinatega, ei teatud midagi ohtlikest gaasidest. Tekstiilivabrikutes oli umbne ja tolmune, kuid aknaid ei lubatud lahti teha, kuna usuti, et värskes õhus ei säiliks sama hästi puuvilla kvaliteet. Tööandjatel oli ka väga lihtne töölisi ära kasutada. Tööstusliku pöörde ajal oli tööliste eneseteadus madal ja vaeste haledat olukorda võeti pigem paratamatusena. Töölised lootsid, et kui päevast päeva kaebamata tööd rügada, hakkab tööandja andma neile suuremat palka või vähemalt viia lihtsamale töökohale. Keegi ei tahtnud sattuda ülemate silmis musta nimekirja ega kaotada oma töö. Kui protestiti, siis tehti seda mõne konkreetse juhtumi kohta, mitte aga oma terve olukorra vastu. Pealegi oli enamus neist kirjaoskamatud, mis takistas suuremate aktsioonide korraldamist. Töölistel polnud alguses ka suuremaid organisatsioone, mis oleks aidanud neil oma tingimusi parandada. Streigid olid samuti keelatud, sest ei peetud õigeks, et alamad ülematele vastu hakkavad. Streikide vastaseid seadusi leevendati alles 1860 aastal, Suurbritannias natuke varem. Kuni selle ajani vastuhaku korraldajad enamasti vahistati. Ärksamatel töölistel tuli oma kolleegide hulgas pikalt selgustustööd teha, enne või hakati laiemalt mõistma töösuhetes valitsevad ebaõiglust ja seda, et ühinemine annaks tööliste nõudmistele hoopis suurema jõu. Osa neist koondus 19. sajandi teisel poolel erialastesse ametiliitudesse ehk ametiühingutesse, et töötingimuste parandamise eest organiseeritult võidelda. 1880. aastatel hakkasid ametiühingud ettevõtete juhtidele selgeid nõudmisi esitama ja nende toetuseks streike korraldama. 1880. aastatel hakkasid ametiühingud ettevõtete juhtidele selgeid nõudmisi esitama ja nende toetuseks streike korraldama. 1880. aastatel hakkasid ametiühingud ettevõtete juhtidele selgeid nõudmisi esitama ja nende toetuseks streike korraldama. 1880. aastatel hakkasid ametiühingud ettevõtete juhtidele selgeid nõudmisi esitama ja nende toetuseks streike korraldama. 1880. aastatel hakkasid ametiühingud ettevõtete juhtidele selgeid nõudmisi esitama ja nende toetuseks streike korraldama. 1880. aastatel hakkasid ametiühingud ettevõtete juhtidele selgeid nõudmisi esitama ja nende toetuseks streike korraldama. 1880. aastatel hakkasid ametiühingud ettevõtete juhtidele selgeid nõudmisi esitama ja nende toetuseks streike korraldama. 1880. aastatel hakkasid ametiühingud ettevõtete juhtidele selgeid nõudmisi esitama ja nende toetuseks streike korraldama. 1880. aastatel hakkasid ametiühingud ettevõtete juhtidele selgeid nõudmisi esitama ja nende toetuseks streike korraldama. 1880. aastate streik Londoni sadama dokitööliste poolt osutus tööstusliikumise suureks võiduks, kui tööandjad olid sunnitud täitma ametiühingute nõudmised. Avalikkuses äratas see ettevõtmine palju huvi ja võitis ametiühingusse palju uusi liikmeid. Streikide ja nendest osavõtjate arv kasvas siit peale üle kogu Euroopa. Näiteks Saksamaal toimus 20. sajandi algul keskmiselt 2000 streiki aastas. Riikide valitsused hakkasid 19. sajandi lõpupoole tööliste heaolule suuremat tähelepanu pöörama,
andes välja töökaitseseadusi ja kontrollides ohutus- ja hügieeninormidest kinnipidamist. Töölistele laiendati ka valimisõigused.